Tegelikult ma olin juba, ma olin 12, kui mind hakkas huvitama soome-ugri rahvad ja siis esimese võimaluse ma tulin vahetusõpilaseks, oli meil selline programm, said keskkoolis tulla vahetusõpilaseks ja siis ma tulin Eestisse, see oli 95-96, õppisin siin, ma täiesti armusin Eestisse ära ja siis ma tulin aega tagasi, ma hakkasin soome-ugri keelt ja kirjandust, lingvistikat õppima Ungaris, Budapesti ülikoolis ja siis kuidagi nagu kujunes see side niivõrd tugevaks Eestiga, et ma tulin siia tagasi filmikooli ja kui ma lõpetasin, siis mu mees lihtsalt ütles, et tule maale elama. Et nüüd ma saan aru, et kuhu see elu mind viis, et panin seda kahte asja kokku, seda keeleteadust, mis ma olen õppinud ja seda soome-ugri kultuuri ja siis ma pärast õppisin filmi ja nüüd selle filmifestivalis ma saan seda kahte asja nagu, mis mind huvitavad ja kokku panna. Et see on nagu 2 in 1. Ma usun, et soome-ugri festival ei saa pidada linnas, et me peame olema metsas, ühenduses loodusega. Ja olemegi siin selles imelises kohas, linnamuuseumis, toredate inimestega, kes on siia tulnud puhtalt. Ma arvan, et mitte ainult nagu filmide pärast, vaid nagu selle looduse, selle tunne pärast, mis siin nagu täkkib ja see on juba 2. aasta ja mulle tundub, et selle kohal on siuke hästi positiivne energia. Loe mulle need üles, kust maalt kõik ja kust kaugelt siin need osavõtjad sul on? Ja, no siis on mehhikolane, siis on soomlane, belglane, horvaatlane, udmurtlane, marilane, väpslane, Hontimaalt, inglane, ungarlane, sätod olid ka siin, siis on eestlased muidugi, lätlased, Ersa poiss, saarlased, ei 20, kui ma lugesin kokku, oli hollandlane, kui ma lugesin kokku, siis oli mingi 20-21 erinevat rahvust. Siin kuskil täiesti, tundmatus kohas metsas. See on minu eest suur saavutus ja see ongi, nagu mille pärast me seda asja teeme, et me tahame, et me ei tuntakse maailmas. Et sellepärast see programm on kokku pandud nii, et meil on eksperimentaalprogramm, kuhu võib saata filme maailmast igalt poolt ja siis need filmitegijad tulevad siia ja nad saavad siis vaadata soome-ugri filme ja kohtuda soome-ugri filmitegijatega ning siis lähevad koju ja räägivad, et kus nad käisid, kellega nad on kohtunud, et on sellised rahvad nagu ersad ja sellised rahvad nagu väpslased ja hakkab siuke arutelu käima. Ja ma arvan, et niimoodi see läbibki ja niimoodi me ka säilimegi kuidagi. Meil on see stsenaristika-laager ka samal ajal, mis nagu võimaldab siis seda, et need filmitegijad nagu arendavad oma mõtteid, stsenaariumi, ideesid tutoritega ja siis järgmisel aastal saadavad juba need filme, mis on nagu juba ära teinud ja siis niimoodi see võib kasvada, sest ma väga kardan, et filmi ei jätku. Sest nad kõik teevad seal Venemaal niimoodi filme, et nad ise maksavad kõik kinni ja et ei ole nagu tehnikat piisavalt ning siis me üritame seda aidata, seda terve selle filmi tegemisele kaasa. Ja siis me tegime Kristiinaga veel sellise asja nagu Soome-Ugri filmifond, mis siis tegutseb Meremäel. Ja me proovime siis filmifondiga teha mitte ainult filmifestivali, vaid siis filmi igasuguseid kursuseid. Ja nüüd tuleb meie esimene kursus on udmurtitele
ja nad tulevad siis siia filmi tegema. Ja me õpetame Eesti professionaalidega, kuidas siis filmi teha. Ja niimoodi, et siis nad saavad ise kodus oma kaamerat võtta ja kirjutada ja hakata ja niimoodi innustame siis. Ja ma usun, et selline programm mul on nagu 10 aasta plaan tehtud, et iga aasta võtame teise rahvase, keda me kutsume siis siia Eestisse ja õpime filmi tegema koos. Meie hulgas on inimene, kellest ei teadnudki, et ta on tegelikult suure rahvusvahelise filmifestivali eelmise aasta võitja. Tervist! Tere, jah! Et kuivõrd see puhv nüüd on suur, aga tähtis ta on ikka ja tähtis soome-ugri liikumisele, kogukonnale ja loomulikult ühele seto filmitegijale, kui tema film kutsutakse kas või sellisele filmifestivalile, siis see oli, jah. Esimest korda kutsutakse ja kohe võit. No, kui ainus seto film. Aga see film kindlasti erines teistest filmidest, mis siin on, sest ei mina ega teised, kes me seda filmi tegime, ei ole ju filmitegijad professionaalsed. Et see lähenemine, arusaamine kõik sellest tegemisest, et see oli nii, nagu ta meil oli. Tegime suure entusiasmiga. Jah, mina ja mu 2 poega olid selle asja eestvõtjad, aga näitlejad ei olnud professionaalid, nad olid ju Luhamaa külade mehed. Ja kui alguses vaadati kahtevalt, et mis see Tallinnast tagasi tulnud seto räägib siin mingist filmist ja ega ta mingit õiget asja ei tee, siis mida edasi selle filmi tegemisega saadi selline hea ind üles ja nägin, kuidas mehed ootasid järjekordset võttepäeva. No kas see rahvusvahelise festivali laureaadi tiitel on toonud ka siis nüüd uusi mõtteid või võib-olla mingisuguseid muid hüvesid? Mõtteid jah kindlasti, sest auhind oli ju ka omapärane. Peale ühe savikruusi, kust on hää õlut juua, oli ka võimalus monteerida film ühes Ungari Budapesti filmistuudios. Ja see on siis nagu olemas? See on olemas, vaja on filmida ja sõita Budapesti seda filmi monteerima. Sest see Pekko film, mida meie nüüd tegime, see oli ka tõeliselt põlve otsas tehtud, et kogu filmi eelarve tollal siis kroonidest, ma arvan, oli kõva 1000 krooni, millest poole ehk 500 krooni moodustas Hansa või siis vanamoodi puskari pudel, mille ma Võru antiigipoest ostsin 100 krooni eest, sai ka ostetud selliseid vanamoodsaid pintsakuid. Tegelikult on see seto kultuuriloos oluline film, sest ta on esimene Setomaal tehtud, setode poolt tehtud film, mida ei ole teinud ükskõik kust muud rahvusest tegijad. See on fakt, jah. Ja kui esimene setoainene film Tarka sai palju kriitikat, siis tõemeeli see Pekko, ma ei taha üldse võrrelda Pekko filmi nüüd Tarka filmiga, sest need on ikkagi väga erinevad, sai hää poolehoiu ja just setode poolt. Ja see just ongi võib-olla kõige selline parim tasu. Me alguses üldse ei arvanudki, et me selle filmiga külaseltsi ruumidest välja lähme, et me külameestega teeme ja ühel külaseltsi üritusel me siis seda näitame. Aga kui film on valmis ja siis film, nagu iga asi läheb elama oma elu ja siis sa teda enam kinni ei pea. Ja nii seda film tõesti mööda Eestit siis vähemalt läks ja mõned eksemplarid läksid ka Venemaale, kus mõned soome-ugri inimesed, kes siin käisid ja sellest kuulsid ja teda ka nägid, siis hea meelega kaasa võtsid. Ehk said nagu innustustki? No võib-olla jah. So let me introduce the members of the jury. Paul. Me nüüd siis küsime
žüriilt, et mida nad arvasid nendest filmidest ja me alustame siis, nad seletavad, kas oli raske või ei olnud raske, kuidas nad valisid. Társ jött össze a Finnugor Filmfesztivál versenyprogramjára. Sel aastal, nagu ka eelmisel aastal, olid hästi huvitavad ja väga huvitav nagu ülevaade sellest soome-ugri filmingusest. Need filmid, mis me välja valisime, nad olid kõik head. Ja see oli meie ühine otsus, et sõltumata sellest, palju meil neid auhindu on, me anname välja just nimelt nendele filmidele auhinnad. Siis special mention for the film Andrei Börshin, Udmurdi mõnesud. We think this film must be awarded as a special mention, and this film is The Peasant and the Water Spirit by Sergei and Anastasia Shidorovi. Kasutasid seda 3 minutit niimoodi intensiivselt ära, et see süžee tuli väga hästi välja ja sellepärast me arvamegi, et see film siis seda peab mainima. Aitäh! See oli väga lihtne film, rääkis väga lihtsast ametist ja siis 3. eri mainimise vääriliseks osutus Jelena Ivanova film Blacksmith. Blacksmith or Кузнец, Алена Иванова. Спасибо, Тау. Inimene, kes hoidis seda kaamerat käes, hoidis seda üsna mõtestatult käes, oli väga hästi läbi mõelnud, mida ta teeb, kuidas ta seda teeb. Kaameratöö auhind läheb filmile Sn s того берега Anatoli Dobjakov. Legjobb rendezőnek adatik. Siis järgmine filmi anname parimale režissöörile. See film mõjus meile vähemalt meie 2 väga sügavalt ja hästi. See režissöör suutis midagi sellist teha, mis on nagu sellise filmikeeli välja töötada, mis on minu meelest sellele reaalsuse, tähendab nem. Hát, hogy a film az a valóság, és a valóság lesz a film. Ja, ning et siis film on reaalsus ja siis pärast filmist saab reaalsus. Ma ei oska. Denis Kornilov for the film Mother. Järgmine on siis meil parim film. Ja see oli meie arvates jällegi üks väga hästi tehtud film. Filmi tegijal õnnestus sulanduda sellesse keskkonda niivõrd hästi, et ei tekkinud tunnetki, et see on kuidagimoodi nagu või võlts või kuidagimoodi oleks seda nagu mõjutatud. Niisiis parema filmi auhind läheb Life in Taiga Ksenia Artjeva. Sorry.
И в номинации «Лучший фильм» побеждает фильм «Жизнь в тайге» Ксении Арсеевой. So the best film goes to Ksenia for directing Life in Taiga. And as a prize, they will help Ksenia with the post-production of the film, of her next film. Thank you very much. Да, я живу в городе. Учась в университете на журналиста, на практике я попала в лес и познакомилась с коренным населением, с хантами, и поняла, что они удивительный народ, и решила снимать о них фильмы. В наше время люди живут в лесу. У них, конечно, есть уже современные средства и телефоны, и современная одежда, но есть семьи, которые все еще сохраняют свою традицию, носят традиционную одежду, используют традиционные предметы, например, циновки, это такие коврики из травы, или те же оленьи шкуры, да, из которых они шьют себе сахи, шубы. То есть прикоснуться к этой истории и рассказать об этом другим людям, мне кажется, это нужное и важное дело. Я занимаюсь этим уже 5 лет, и я не получаю прибыль от этого. Я выиграла всего 2 гранта за 5 лет, и все они ушли либо на аппаратуру, на технику, там диски, там транспортные расходы, но не зарплаты я не получила. Я считаю, что, наверное, это неправильно обогащаться на культуре, на традициях. Да. Laivis Luhamaa muusikalaagri osalejad, kes on juba kõik siin kohal. И наш сюрприз заключается в том, что один удмуртский старинный фильм будет показан в сопровождении музыкальной поддержки детского музыкального лагеря Luhamaa, который уже сейчас присутствует здесь.